Venemaa ründas täna öösel Poolat otsetabamusega raketiga, nii et inimesed seal ärkasid üles. Poola vastas vaid, et järgmised 100 päeva saavad selle sõja jaoks otsustavaks. Kuid võimalused on pooleks ja kõik sõltub Ameerika Ühendriikidest, mitte neist. Kuigi NATOs on toon lõpuks veidi muutunud. 30. juuli öösel ühe suurima kombineeritud rünnaku ajal Ukraina vastu kasutati üle 70 raketi ja rohkem kui 280 ründedrooni. Vene tiibrakett H-101 ületas Poola piiri ja kukkus alla Lublini vojevoodkonnas Tarnava Koloonia küla lähedal, umbes 70 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist. Nagu te aru saate, ei ole see enam lihtsalt juhuslikult sisse lennanud, vaid see lendas läbi 70 kilomeetri Poola territooriumi. See on esimene selline juhtum NATO riigi territooriumil alates eelmise aasta septembrist. Kui Poola hävitajad siiski tulistasid alla Vene droone, mis olid riigi õhuruumi tunginud. Sündmuse tähtsus seisneb ka selles, et see toimus selle taustal, kui me teiega arutasime seda siin YouTube'i kanalil eelmisel päeval. Venemaa testib taas NATO otsustavust. Alles eelmisel nädalal 3 ööd järjest ründasid droonid Rumeeniat ja nüüd tabas raketirünnak Poolat. Selles saates vaatame, mida on teada. Räägime juhtumist endast, kuidas pooled sellele reageerisid ja milliseid erasisi stsenaariume eksperdid arutavad. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos, aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange sellele saatele like ja ärge unustage jätta oma kommentaari selle video alla. Alustame siis lühikeste faktidega rünnakust Ukraina vastu. 30. juuli öösel hoiatasid Ukraina õhujõud mitmest ballistiliste ja tiibrakettide lainest, mis olid suunatud erinevatesse riigi piirkondadesse, sealhulgas äärvuslikku läände, ehk siis 100 kilomeetrite kaugusele rindejoonest. Sel ööl kõlasid plahvatused Kiievis, Dnipros, Krõvõi-Rihis, samuti Lvivis, linnas, mis asub vaid 70 kilomeetri kaugusel Poola piirist, kus raketid kahjustasid 2 elumaja ja vigastasid 6 inimest. Lisaks sai 1 inimene kahjuks surma. Ukraina välisministri Andrei Sibiga andmetel kokku hukkus kogu Ukrainas vähemalt 8 inimest, sealhulgas 6 ühe pereliiget eramajas Krõvõi-Rihis. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas massiivse rünnaku tõenäosuse eest juba ette. Sellest barbaarsest rünnakust Ukraina vastu räägime lähemalt juba eraldi saates. Juhtum Poolaga toimus just sellel taustal, massiivse rünnaku taustal Ukraina vastu. Ja Poola relvajõudude operatiivväe juhatuse andmetel öösel jälgisid seiresüsteemid vähemalt 12 raketti Lääne-Ukraina kohal, mis võisid potentsiaalselt ohustada Poola territooriumi. Õhku tõsteti F-16 hävitajad. Õhutõrjevahendid viidi kõrgendatud valmisolekusse. Lublini vojevoodkonnas kõlas õhuväire ja nüüd teatas Poola peaminister Donald Tusk valitsuse erakorralisel koosolekul järgneb tema tsitaat. Me olime valmis raketti alla tulistama, kui see oleks jätkanud lendu. Kõik märgid viitavad sellele, et tegemist oli Vene raketiga H-101. Aga me tahame olla 100% kindlad raketi tüübis ja selles, kes selle välja lasi. Ja see on vabandust muidugi tsirkus. Rakett sisenes Poola õhuruumi. Taevasse tõsteti hävitajad ja poolakad lihtsalt jälgisid, kuidas see Vene rakett lendas 70 kilomeetrit üle Poola territooriumi. Ja pärast seda tabas see avatud ala, ilmselgelt selleks, et poolakaid hirmutada, aga mitte suurt kahju tekitada. Ja nüüd ütleb selle riigi peaminister, kuulge,
Kui see rakett oleks veel vähemalt kilomeetri kaugemale lennanud, siis oleksime me selle kindlasti alla tulistanud. Aga noh, mis siis ikka? Ainult 70 kilomeetrit. Ainult 70 kilomeetrit. Lendas mingi rakett riigi sisemusse. Tabas ise avatud ala. Aga kui oleks veel natukene, siis oleks meie kannatus kindlasti katkenud. Ja siis oleksime me selle raketi kindlasti alla tulistanud. Aga seekord ei tulistanud. Ja uurimise käigus on kindlaks tehtud, et tuvastamata objekt kukkus Poola territooriumil põllule, kraater ja rusud on leitud, juhtumit uuritakse. Esmase info kohaselt, viidates Donald Tuskile ja Ukraina välisministeeriumi juhi Sõbigile, võib öelda, et tegemist oli Vene tiibraketiga H-101. Selle saate salvestamise hetkel ei ole raketi tüübi kohta ametlikku tehnilist kinnitust. Ka Tusk ise ütles seda otse välja. See on oluline objektiivsuse huvides ära märkida. Iseloomulik detail Zelenski liikumiste kohta eelmisel päeval, sest ma arvan, et ei olnud juhus, et nad lõid just Lublini vojevoodkonda. Koju naastes Ameerika Ühendriikides peatus Zelenski teel Poola linnas Lublinis, mis asub raketi hilisema kukkumise koha lähedal, et kohtuda seal Donald Tuskiga. Ja nii arutasid liidrid Zelenski visiidi tulemusi USA-sse ning Poola, Ukraina ja kogu Euroopa julgeolekut. Kohtumine toimus vahetult enne juhtumit, mis iseenesest muidugi ei tõesta sündmuste seotust, kuid annab aja konteksti. Ja siin pole raske oletada, et venelased otsustasid poolakaid hirmutada. Nagu te sealt tülitsete oma vahel. Poolakad ründavad ukrainlasi Poolas. Jätkake siis tülitsemist. Miks te võtate Zelenski enda juurde vastu? Siin on teile raketilöök selleks, et te jätkaksid ukrainlaste süüdistamist. Nagu Ukraina on süüdi selles, et sõda jätkub. Nüüd lendavad raketid ka üle Poola territooriumi. Nüüd sellest, miks see ei ole esimene selline juhtum ja mis on selle juhtumi puhul põhimõtteliselt uut. Nimekirja varasematest juhtumitest, kus venelased on Poolat rünnanud, võib juba lausa üles kirjutama hakata. Ja see on järgmine. 2022 aasta novembris plahvatas Poola Pševoduvis Ukraina õhutõrjerakett S-300, mis oli kursilt kõrvale kaldunud Vene elektroonilise sõjapidamise tõttu. Ja siis hukkus 2 inimest. Panen selle kohe kirja. Selles juhtumis on süüdi just Venemaa, sest kui poleks olnud tema sõda Ukraina vastu, siis ei oleks Ukraina õhutõrjerakett S-300 üldse välja lastud. Aastatel 2022 ja 2023 registreeriti Poola territooriumil juba Vene rakettide kukkumisi. 2026 aasta mais põrkas Vene droon Keran kokku mitmekorruselise elumajaga Rumeenia linnas Galatsis. 2025 aasta septembris lendas Valgevenest Poola üle rohkem kui 19 Shahedi ning siis tulistasid NATO hävitajad mitu drooni alla. Nimetades Moskva tegevust täiesti ohtlikuks käitumiseks, kuid sellele Vene jultunud näole ei antud siiski vastulööki. Iga kord piirdus NATO reaktsioon mureavaldustega. Ja siin lähevad Ukraina ekspertide arvamused praeguse vahejuhtumi iseloomu kohta veidi lahku. Ja näiteks lennundusekspert Valeri Romanenko pani vastutuse Poola õhutõrjesüsteemile. Noh, rakett oli juba teie territooriumil, seega pidite selle ise alla tulistama. Tsitaat. Kui rakett, tõenäoliselt H-101, kukkus Poola territooriumile, siis lasi selle läbi Poola õhutõrje. Mis meil sellega pistmist on? See on vastus neile, et mõned poolakad on juba suutnud sotsiaalmeedias kirjutada, et Ukraina on süüdi selles, et Vene rakett lendas nende territooriumile. Noh, see on nagu küsimus, miks Ukraina ei tulistanud oma territooriumil alla raketti, mis lendas Poola suunas. Ja Romanenko rõhutas ka, et hea, et rakett kukkus põllule ning kutsus partnerid taas üles mitte vähendama sõjalist abi Kiievile ja tegema kiiremini otsuseid uute õhutõrjesüsteemide kohta Ukrainale. Aga teate, mida ma tahaksin selles olukorras öelda? Venelaste rakett oli üsna täpne ja orienteerus ruumis hästi. Ja see, et see jõudis kuni Lublini piirkonnani ega kukkunud varem alla raadioelektroonilise võitluse vahendite mõjul, võib viidata tahtlikule iseloomule. See tähendab, et see on Moskva-poolne proovikatse, mis on mõeldud taaskord näitama, et NATO õhutõrje ei ole lahinguvalves.
ehk siis veel kord näidata, et NATO on haavatav ja veel kord eurooplasi hirmutada. Mida ütlevad praegu ametlikud isikud selle juhtumi tähendusest edasise poliitika jaoks? Donald Tusk ütles, et tänane juhtum Vene raketiga ainult tugevdas tema otsust jätkata Ukraina toetamist ja rõhutas, tsiteerin, Poola julgeolek sõltub otseselt ja üheselt Ukraina sõjaväelaste tõhusatest tegevustest, eriti õhus. Seda tsitaati tuleks iga poolakale korrata. Ta kordas ka oma hinnangut sõjalisele perspektiivile, mille ta andis artikli põhjal. Kohtumine Zelenskiga, tsitaat, järgmised 100 päeva võivad otsustada selle sõja saatuse ja praegu on võimalused 50-50 vastu. Ja edasi lisas ta, et sõja tulemust võivad mõjutada USA president Donald Trump, teatud teised isikud ja Ameerika miljardär Elon Musk. Vihjates sellele, et vaadake, Starlink lülitati välja ja venelased jäid pimedaks. Ukraina ametlik esindaja kasutas seda juhtumit argumendina Ukraina õhutõrje tugevdamise kasuks. Eelkõige ütles Ukraina välisminister Sibiha, see on veel üks selge tõend selle kohta, et Ukraina õhutõrje tugevdamine on praegu hädavajalik ning see on kogu euroatlantilise kogukonna kaitse garantii. See on Ukraina seisukoha otsene sõnastus. Raketi sissetung ei esitata NATO sõjalise vastuse ajendina, vaid argumendina Ukraina varustamiseks antiballistiliste süsteemidega. Kui aus olla, NATO sõjaline vastus Venemaale ei annaks meile praegu midagi muud peale sõjageograafia laienemise. Nüüd küsimuse juurde. Kas NATO vastab Venemaale mingisuguse löögiga? Praegu pole selle intsidendiga seoses registreeritud isegi otseseid avaldusi NATO põhikirja 4. artikli, rääkimata 5. artikli rakendamise kohta ei alliansi ega Poola poolt. See tähendab, et NATOs pole isegi seda enam. Isegi konsulteerida sellel teemal ei taheta, rääkimata siis 5. artikli rakendamisest, et rünnak ühe vastu on rünnak kõigi vastu. Ei, isegi 4. artiklit konsultatsioonide kohta ei rakendata. Varssavi esimene reaktsioon näid taas vaos hoitud. Ja siin ma meenutasin seda mitte niisama, et praegu on konflikt poolakate ja ukrainlaste vahel ning venelased võivad sellel konfliktil mängida. Sarnased juhtumid võivad mõnes Poola poliitilises ringkonnas hoopis meeleolu õhutada. Nii-öelda Ukraina toetamine on juba viinud selleni, et tuleb lõpetada selle toetamine, et meid ei pommitataks. Mõistate? Mõned poliitilised marginaalsed ringkonnad Poolas hakkavad juba levitama narratiivi, et vaadake, rakett tabas Poolat just sellepärast, et me aitame Ukrainat. Kui me lõpetame Ukraina aitamise, siis Venemaa ei ründa Poolat. Ja Venemaa võib sellele panustada ja selle peale mängida, mis puudutab seda, kellele see kasulik on ja kellele mitte. Ukraina poole jaoks on see juhtum ausalt öeldes täiendav konkreetne argument läbirääkimistel lääne partneritega õhutõrjesüsteemide ja antiballistiliste rakettide tarnete üle. See on teema, mille Zelenski tõstatas mõned päevad varem USA visiidi ajal. Poola jaoks on olukord kahekordselt ebamugav. Ühelt poolt tuleb näidata otsustavust NATO riigi suveräänse territooriumi rikkumise ees. Teisalt tuleb vältida eskalatsiooni, mida võiksid ära kasutada sisepoliitilised jõud, kes on Ukraina edasise toetamise suhtes skeptilised. Venemaa jaoks, kui versioon raketi tahtlikust sisenemisest vastab tõele, see on viis testida NATO reageerimisläve ilma ametlikult kuulutamata otsest rünnakut alliansi territooriumile. Kuna üksiku raketi kukkumine, eriti veel inintühjas piirkonnas, ei anna ploki sees piisavalt alust konsensuseks 5. artikli rakendamiseks. Seetõttu arvan ma, et Venemaa lasi selle raketi välja täiesti teadlikult, mõistes, et NATO tõenäoliselt ei hakka vastuseks Venemaad ründama, kuid samas näitab see selgelt, et NATOs puudub ühtsus. Minu arvates jääb ka see juhtum taas diplomaatilise protesti ja uurimisnõuete tasemele, nagu see oli ka varasemates sarnastes olukordades, ilma et NATO muudaks oma sõjalise osaluse formaati. Samal ajal saab see juhtum täiendavaks argumendiks, et kiirendada õhutõrjesüsteemide tarnimist Ukrainale, millele juba kutsuvad üles Ukraina ametnikud ja isegi osa Poola eksperte. Siin on Poola asjalikud eksperdid, kes saavad aru, mis toimub.
aga kui tehniline ekspertiis näitab, et rünnak Poola piiriäärsele alale oli tahtlik, see võib olla vajalik. Tuleb natuke muuta alliansi sisemist arvestust reageerimisläve osas. Kokkuvõte. 30. juuli öösel Ukraina vastu toimunud massiivse rünnaku käigus lasti välja üle 70 raketi ja ligi 300 drooni. Kahjuks hukkus vähemalt 8 inimest. Vene rakett H-101 ületas piiri ja kukkus Poola territooriumile, kusjuures see juhtus 70 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist. Poola tõstis õhku hävitajad kell 16. Tõi õhutõrje valmisolekusse, kuid raketti ennast mingil põhjusel alla tulistada ei otsustatud. Poola ja Ukraina ametnikud kasutasid seda juhtumit, et taas kutsuda üles suurendama sõjalist toetust Kiievile, mitte eskaleeriva retoorika jaoks, mis puudutab NATO otsest sõjalist vastust. Ja hetkel ongi kõik. Siia panen 3 punkti, kirjutage oma arvamus ja järeldused sellest loost selle video alla kommentaaridesse, telli kanal, vajuta kellukesele ja ära unusta laiki panna. Kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, olen tänulik. Seda saad teha mis tahes annetusega selle video kirjelduses olevate linkide või rekvisiitide kaudu. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõike head!